ma olen täiesti põlenud, vaadake mu nina, see on täiesti kohutav. Ma olen enda peale tegelikult suht pahane, et ma nii tegin oma nahale. Aga ma olen juba taastumas. Ühesõnaga, tänane plaan on minna Tiposse, sest et on 24. juuni ja kõik on kinni. Mis ma muud ikka teen? Tegelikult mul on sealt niikuinii asju vaja, mingisuguseid ja mõtlesin, võtan teid kaasa lihtsalt. Pole nüüd päris mitu päeva filminud ka midagi. Aga nüüd on nagu tuhin tagasi jälle, et olid siin päris nagu siuksed, ma ei tea, tegusad päevad või nagu me käisime hästi palju ringi ja kuidagi, siis ma nagu ei taha alati filmida või kuidagi nagu ei teki seda tahtmist. Kaos on siuke ja siis ei taha nagu. Aga ei, olgud. Selline koosseis on meil. Ma ei suuda koeri koju jätta üksinda, ma ei tea, mis. Ma ei tea, kas teil teate seda tunnet või? Ma olen nõus nagu võtma selle õuduse ette ja minema niimoodi poodi, aga ma ei jäta neid üksi koju. Klaasipese vedelik. 1,65. Ma ei tea, kas see kõlbab, aga mis tal ikka saab olla tegelikult? Hullu värk, noh. Tehtud. Käidud, tehtud jälle. On jah. Vaadame siit pealt. No nii, oleme jõudnud omadega 22. nädalasse sujuvalt ja tegin oma trenni ära Mustikas ja käisin asjan kortele süüa ja mul siin vahepeal oli mingi 2 nädalat äkki filmimisest nagu paus. Ma mõtlesin nagu täna nagu, miks mul oli tegelikult või mis nagu. Ja siis mul meenus, ma tegin Instas selle Q&A, mis on nagu anonüümne. No, et äkki tuleb meid toredaid küsimusi, et siis nagu vastan, on ju. Ja need küsimused olid nii putsis küsimused. Ja mul tõmbas nagu moti maha, kuigi üldiselt mul nagu muidu ei mõjuta väga siuksed asjad üldse, ma olen nagu harjunud vaata. Et kui sa oled siuke inimene, kes palju jagab oma elu, et siis sul väga palju on ka siukseid arvamusi, on ju. Aga too mul nagu mõjus, eks ma olin ise emotsionaalsem siis. Ja noh, rase ja emotsionaalne ja kuidagi nagu võtsin hinge mingeid asju seal, mida võib-olla ei olekski tohtinud võtta. Ja mis ma oskan öelda? Lihtsalt ma ei tahtnud midagi jagada. Mul oli nagu siuke veits siuke anger või isegi pigem nagu siuke kurbus. Et nagu inimesed on kinni kuskil minevikus ja ma olin nagu šokeeritud sellest ka, et inimesed nagu ei ela oma elu, vaid nii palju asju käes, ma ei saa hakkama isegi. Et inimesed nagu ei ela enda elu, vaid elavad nagu teiste elu. Ja teiste elu veel niimoodi, et elavad teiste elus mingi 5, 6, 7 aastat tagasi.
et mäletavad mingeid asju, mida isegi ma ise võib-olla ei mäleta. Et jah, mitte nagu, et ma isegi peaksin nagu põhjendama seda, miks ma ei filminud vahepeal mingi nädalaks või mis nagu oli. Ma lihtsalt tahtsin nagu jagada seda mõtet nagu, et nüüd ma lepsin endale kokku ka, et miks ma üldse küsin nagu või kui küsi, siis küsi nagu niimoodi, et ei pane anonüümset, sest et see on nagu täielik ajuvabadus, nagu kuidas need inimesed kohe hakkavad seda ära kasutama, et saaks nagu kuskil midagi sitasti öelda kellelegi, vaata. See nagu nii šokeeriv, mis meil tegelikult toimub siin ühiskonnas. Mind ajab tegelikult naerma, mul on nagu nii kahju neist, sest et nagu nad on nii kurvad inimesed, neil ei ole nagu mingit väljundit või eesmärke või mingi... Nad ei tee mitte midagi, nad otsivadki lihtsalt neid teiste inimeste ebaõnnestumisi ja neid vigu. Ja kui kellelgi nagu tegelikult läheb hästi, vaata, ja siis nad nagu tahavad nagu alla tõmmata. Täiesti võõrad inimesed. Et minu jaoks tegelikult, ma ei mõista seda. Mul on lihtsalt kahju ja ma nagu tahaks aidata neid kuidagi. Siis ma mõtlesin, ma lihtsalt räägin sellest siin täna nagu, et nüüd kui ma natuke nagu tugevam olen sellel teemal. Aga oli täitsa mõni tore küsimus ka, et ma võib-olla need toredad ikkagist siin vastan ära, vaata. Ja, võib-olla vastangi kohe. Üks küsimus seal on, et kas tahtsid pigem poissi või tüdrukut? Väga unistus oli ikkagi tüdruk nagu saada. Kuidagi mul on alati nagu olnud mingi siuke arvamus, et tüdrukuga on nagu kergem kuidagi. Eks on omad mured ka, aga kuidagi jah, et tahtsin tüdrukut väga ja kuidagi shopping partnerit ja lihtsalt siukest sõbrannat, vaata. Et tundub nagu rohkem siuke minu vibe esimeseks lapseks nagu kindlasti. Ma kindlasti tahan veel lapsi. Aga et see teine võib siis tulla poiss või võiks ja tahakski, et tuleks poiss. No vaatame. Jaa, tahtsin tüdrukut, sain tüdruku, olen väga õnnelik. Nii ongi, Taavi ka väga õnnelik. See teine küsimus seal oli veel, et kas plaanid veel võistelda peale nagu sünnitust? Muidugi. Eks üks nagu mõtteid üldse, miks ma olen alati tahtnud olla nagu noorem ema. See on mul olnud alati siukene must have lihtsalt, et siin ei ole teist varianti, ma tahan. Aga loomulikult see võistlemine nagu ei ole tervislik, et nüüd kui juba NPC ka liigud on ja geneetika tegelikult ju on hea ja kõik nagu soosib ja ma armastan seda sporti, et ta ikka nagu tervist väga nagu, ta ei ole hea võib-olla, noorena me veel taastume nagu hästi ära on ja, aga never know, millal sul nagu päriselt mingi tüsistus tuleb või midagi on ja, et kui on mingi autoimmuun ka veel sees ja siuksed asjad, et siis nii arstid ütlevad, et võiks nooremalt. Et jah, loomulikult tahan võistelda veel, aga annan täiesti rahulikult aega endal nagu taastuda ja minna eluga nii, nagu ta ise nagu tahab minna. Et siuksed mõtted mul kindlasti. Ja seda sporti ma teen, see sport tegelikult on ju tervislik toitumine ja liikumine on fitness, mitte ainult see võistlemine. Ma teen tänasel päeval seda sporti tipptasemel. Ja ma jään seda tegema tipptasemele, sest et see on mu elustiil ja ilma selleta ma ennast ei kujuta enam ette. Jah, tänasel päeval ma olen nagu natukene vabamaks lasknud ennast, aga see peabki nii olema, sest et nagu küll ma jõuan jälle sinna karmidesse raamidesse nagu tagasi minna, et tasakaal on vaja. Praegu nii toimub nii palju, et jah, ma ei söö mingit paska näost siis hommikust õhtuni ja ma teen jõhkrat trenni ikka, et nagu, aga minu keha on nagu harjunud sellega, vaata, et ma olengi korralik nagu. Et jaa, siuksed värgid. Oota, mingi küsimus seal oli veel, ma ei mäleta enam. Prego brain. Sain vahepeal küüned endale. Ilusad. Vastan veel, võib-olla jõuan siin ühe küsimuse vastata, kuni koju jõuan. Et no, eks ikka küsitakse seda ka, et kas nagu oli planeeritud lapsi ja kas, mis tundega ma siis nagu vaatasin, et kui ma sain teada.
et täiesti planeeritud laps oli. Kui me Taaviga tutvusime, siis mina ütlesin talle kohe, et mina tahan last saada üsna nagu ruttu. Ja et kas talle sobib see või talle ei sobi see, et mis sa nagu arvad, vaata. No mitte nagu mingi kohe esimesel päeval küll ei öelnud, aga ma ütlesin jah, et ma tahan nagu last saada ja siis niimoodi vaikselt hakkasime sellest rääkima ja siis tema ütles, et tema eluunistus on saada laps nagu, et see on ainuke asi, mis temal on veel nagu elust puudu. Ja see on väga suur eesmärk tal olnud ja tal ei ole nagu kuidagi olnud seda inimest varem, kellega nagu tahaks. Ja minuga oli siis kohe see tunne nagu olemas. Mis liiklus, et meil nagu klappis see kohe, me tahtsime kohe ja meil oli kõik nagu sujus ka, et miks me siis nagu, me ei ole kumbki siuke mingi hirmus elajad või me oleme nagu riskivõtjad, lapse saamine ju partneriga on ka riskivõtmine, sa tegelikult ei tea lõpuni välja, kes see inimene on või nagu paljud asjad kooruvad alles aastate pärast, et me võtsime selle riski ja ma usun, et see kannab täielikult vilja ka, et kes ei riski, see šampust ei joo, on ja. Et see on meie mõlema unistus, see laps saab olema kõige armastatud inimene meie elus, on ja. Ja nii oligi. Ja nii kui ma, see pikalt läheb aega, see ei ole nii, et tahad ja siis kohe saad, on ja. Et ikka tükk aega läks nagu aega, kuid ikka. Ja lõpuks siis, kui nagu, justkui nagu natuke olime nagu alla andnud või niimoodi, et mõtlesime, et okei, teeme mingi pausi siis, et nagu ei tule ja kuidagi, et laseme siis nagu tuli nagu pingeline periood peale ka ja läksime reisile, et panime veel pidu ja värki ja siis koju tagasi mõne nädala pärast siis nagu teen testi ja oligi 2 triipu, et selline retstunne, ma ei tea, nagu mäletan, ma olin seal vannitoas lihtsalt mingi käed värises, mõtlesin nagu, ma lihtsalt naersin nagu, pisar tuli ja nii ja naersin. Kohe kirjutasin Taavile, aga ma ei teinud mingi, et ma ei ütle või midagi. Kohe kirjutasin talle ka ja ütlesin, et kuuled, nüüd on nii, vist oli veel tööl, tal on nagu üliintensiivne, nagu intensiivsed tööpäevad ja siis ta lihtsalt luges ära, nagu ei vastanud midagi, vaata. Ja siis mingi hetk vastas mulle nagu, et väga nagu, maailma kõige õnnelikum, aga tal võttis hästi kaua aega, et nagu, et üldse usuks mind, vaata, et ta nagu mingi 10. kuul veel, või nädalal veel küsis, et kuule, aga need päevad pole hakanud veel et ta nagu pikalt nagu ei suutnud uskuda seda, et see tundus nagu nii sür meie jaoks. See tundus siuke võimatu asi nagu. Et jah, nii oli. See oli nagu tõesti elu vist kõige õnnelikumaid hetki nagu meile mõlemale. Jah, et väga oodatud ja väga tahetud oli see laps. Vastan paar küsimust veel, siis ma arvan, tõmbame selle otsa kokku, et ma ütlen, et kui ma nägin, mis küsimusi neid tulema sealt hakkas, siis ma üsna ruttu võtsin selle question boxi üldse sealt maha ja tegin nagu, viskasin cancelisse, aga paar küsimust siis on veel, mis on nagu toredad. Kas mul on palju tuttavaid, kellel on lapsed? Küsis keegi. Ja mul ei ole palju tuttavaid ega sõpru. Et rääkimata siis nagu lastega. Aga eks nagu elu teeb oma käigud nüüd, et need sõbrannad, kes mul tegelikult muidu nagu on alati olnud ja kellega võib-olla on suhtlus nagu jäänud soiku, sest nad said lapsed, siis nüüd ma olen nagu nemad üles leidnud jälle. Et eks ta nii käib, et sa ümbritsedki ennast nende inimestega, kes sul nagu mingil eluetapil nagu tunned, et nagu toetavad või on nagu ühist keelt. Ja see on täiesti normaalne asi, mida teha, ma arvan. Eks nagu kõik teised ilma lasteta on ka toredad ja ikka jäävad. Aga praegu on lihtsalt siuke periood nagu, et mul ikka mõni on ja sellest mul täiesti piisab, et mul ei ole kunagi vaja olnud mingit, ma ei tea, 100 inimest kõrvale. Mul on väga siukene privaatne, pigem ikkagist ja siuke üksik hing. Et mul on õde, kes on kõige tähtsam ja siis mõned sõbrannad ka, kellel on lapsed. Ja eks neid nüüd lisandub ka siis tänu sellele elule kõik siin.
jah, vot. Ja üks küsimus siis viimane siin kohal oli, et ma rääkisin, et mul võistleb keegi nüüd sügisel. Et jah, tõepoolest, Brittany nüüd hakkab tegema enda esimest hooaega sügisel. Ja ta on väga tubli. Ta on väga noorest saati teinud juba jõusaalitrenni. Minuga on vist koostööd teinud juba päris aasta veel kindlasti ei ole. Aga üle poole aasta on kindlasti juba. Ja jah, ta on tubli tüdruk ja prep on täies hoos. Potentsiaal on hea, proportsioonid on head. Ja see on tema siuke suur eesmärk ja unistus, et töötaha on tugev ja et väga palju usku on temasse ja tal endal ka kindlasti. Et sellest tuleb siuke vägev värk. Võtti. Praegu siis. Hugo ka siin vahib. Ütle ka midagi, Hugo. Mis tegid täna? Nuusutab ainult. Hea küll, praegu kõik. Tšau. No nii. Täna on tegelikult juba teine päev. Aga ma ei ole viitsinud filmida. Sest et tahtsin lihtsalt olla kohal. Ei viitsinud sellega tegeleda, aga nagu täna juba oleme nagu sisse elanud ja tore on, et täitsa võib ju filmida isegi. Tulin linna peale praegu üksinda lihtsalt. See kuradi statiiv on. Lihtsalt näitan teile võib-olla siin mingit asju. Seal on siis meie hotell. Ja siit trepist alla ongi kohe see vanalinn. Siin on üldiselt nagu mingi koobas, läheb sinna otse sinna ookeani äärde. Albufeiral siin on nagu peokultuur. Et nagu siin on hästi palju igast pubisi ja baare ja klubisi ja õhtul hakkab siis see möll pihta, et hästi palju on nagu üles ehitatud spordile ja kõigele siuksele. Et spordi nagu vaatamised on siin päris ilusad ju. Praegu on jalka vaata, et jalkat nagu vaadatakse metsikult siin. Päris ilus käit, mulle meeldib 17. Et jalka on praegu ja siin on nagu tänavad paksult täis seda rahvast, kes nagu vaatavad kõik seda jalgpalli kõik koos. Et eile käisime ka, siis oli see Hispaania-Argentiina mäng ja Hispaania-Argentiina mäng oli. Ja, aga üleeile oli vist veel rohkem, sest et siis oli ka see mingi hea mäng. Ja aga siis me olime nii väsinud, et me jäime kohe nagu magama. Ühesõnaga riideid ja siukseid asju on siin nagu metsikult palju. Siin nagu isegi ei tea nagu kutsimutsid ikka ja kõik värgid. Astud lihtsalt kuskile poodi sisse ja see lihtsalt läheb edasi ja edasi ja edasi ja kõik on mingit stuffi täis nagu metsik värk. Õudselt palju. Keegi tülitseb seal, mida on enne sinna. Et jah, siuke asjade majandus on siin väga suur. Siukse võiks isegi võtta endale ja ilusad. Siuksed on ka ilusad.
ka stuffi siin. Väga ilusad siuksed butiigipoekesed, mingi -50 siin trikood. Mul tegelikult just on trikood vaja. Ilusad. Siin on päris palju stuffi. Võib-olla midagi isegi võtaks. Ja toidust neil on siis pastéis de nata, on nagu nende see mingi kohalik mingi kreemi mingi saiake või asi. Meenutab üks-ühele, ma ütleks seda Eesti tallase saia või mis ta on. Meil oli hotellis seal hommikusöögil, siis ma proovisin. Ja täiesti mõttetu. Et ma ei ole kunagi neid kreemisaia väga nagu armastanud ka. Et minu jaoks ei pakkunud ta pinget. Et jah. Toidu poolest lihtne värk, nagu ikka nendes soojades riikides on ja eile me käisime seal rooftopis, seal mul oli kanafilee mozzarellaga ja friikartulid nagu, et see valik mulle tegelikult väga meeldis. Ma ei oodanud üldse, et ma seal mingi kanafileed leian on ja, aga leidsin. Ja jäätis mul nagu ise ütleb, et hello, et siin on nagu päris ilusad valikud. Et pärast võib-olla tahaks äkki mingi jätsi teha. Praegu meil oli alles hommikusöök. Et kõht on täis ja nüüd nagu juba teine päev. Et ma olen siin juba nagu söönud küll, eile ma sõin ju seda väljas sõime ja meil on hotellis hommikusöök ja õhtusöök. Et üle eile, kui ma õhtul jõudsime, et siis ma õhtul sõin seal hotellis ka ja nälg oli juba nii suur, ma olin mingi lennu pealt tulnud ja ma ikka vitsutasin seal veits seda kräppi nagu, et Eestis ma olin nagu hästi siukse laidi peal mingi paar nädalat nüüd enne reisi, et lihtsalt ei oleks nagu seda süümakat nii suurt, et nagu mingi tuleb ka all. Et Eestis ma isegi võtsin nagu alla natukene, et tegelikult ma ei tean, et ei tohiks võib-olla, aga ma mõtlesin, et kohe tuleb see reis peale, et ma ei suuda nagu mingi vaisuda nii ruttu, on ju. Et Eesti tagasi jälle ilusti oma toidu peale, ka siin ma üritan ka ikka hommikul, nagu siin on keedumunad ja kõik asjad on nagu olemas, et nagu mingi sepik seemnetega, vaata, tegelikult normaalne Eestis see on ka sellist asja ja et saab teha küll paremaid valikuid, et hommikut ma üritan alustada nagu väga kergelt ja mõnusalt, et ma ei võta neid magusaid asju selle niimoodi, et see esimese päeva hullus läks ära, siis me proovisime, aga nüüd ma juba tean, kuidas need asjad seal maitsevad, et mul ei ole vaja enam seda nagu süüa nagu järjest seal mõttetu. Õnneks mul see nagu nii palju seda distsipliini ikkagi on. Nii tundun endale nii palju suurem, et miks ma siis toiduga veel seda võimendan on ja. Aga ikka väljas sööme nagu, et see on normaalne, et ma ei hakka mingi ei lähe välja sööma mitte midagi, et seda ma küll ei tee nagu. Et ikkagi reisile tulime praegu, võib kõike. Kui midagi tahan, siis võin. Aga õnneks nagu ei taha väga paljugi. Nii kuum on ka, et jalutame, vaatame, äkki leiame midagi lahedat. Jalgad siin näitavad ikka veel. Ei teagi, kas siis eilseid korduseid või mis päeva nad näitavad siin. Bronnisin endale just selle massaaži. Tai massaaž, mis on see pea ja jala. Et kuna ma ei tea, kas ma saan mingi selja peal või kõhu peal lamada üldse. Vaata, kui näljakas, kui mulle tuleb siia pruun, siis mul on siuke tunne, nagu mul oleks lõualott kogu aeg nagu. What the fuck is this? Ja nüüd ma lähen hotelli tuppa, et võtta sularaha, et siis ma saan minna oma massaaži. Miks mitte? Miks mitte? Sellise Fanta leidsin Zero ja see on passion fruiti maitseline. Teeme kohe teist tõesti. Pole Eestis küll sellist näinud.
Nonii. Väga hea. Seda Alfredot ma olen nii palju näinud, et soovitatakse. Seda kohta ma olen nii palju näinud TikTokis. Alfredo. No vaatame, võib-olla õhtul tuleme siia. Kuigi siin on nagu vaate poolest on siin ilusamaid kohti. Niisu pojad, nii armas. Oh my god, ma ei saa, ma hakkan nutma lihtsalt. Vaatame, niisu poja. Täiesti pekki. Nii hull, lihtsalt mul on endal koerad on nagu mingi hoidjaga, uue hoidjaga. Ja nii kohe, kui ma näen mingid loomi, mul on täiesti pekkis nagu nii suur igatsus on. Üldse nii raske. Mingi 1-kuune kiisupoeg lihtsalt. Tõmbab ikka härdaks küll, noh. Ma võtsin ette retke jõusaali. Aga tegelikult see on mingi kärbe. Tegelikult siin on mingi kilomeeter minna ainult. Lähme täna jälle jõusaali. Aga ma ei tea, kas ma seal filmida saan, sest et eelmine kord oli seal nii palju rahvast. Et see oli nagu suht võimatu ja ma ei tea, kuidagi nii kurjad olid need inimesed kõik. Vaatasid nii kuidagi imelikade nägudega, et ma kuidagi nagu ei saanudki seal väga jaole. Et proovime äkki täna õnnestub paremini. Et nüüd ma juba teadsin teist korda lähen, et kogenud. 10 euri on jõusaali pääse üks kord. Oma rätik peab olema. Jalanõud. Same shit, noh. Et jah. Saal ise siuke. No midagi imelist ei ole, aga trenni saab tehtud selles mõttes. Et ma olen õnnelik selle üle tegelikult, et seal nii paljugi asju neid on nagu umbes nagu väga sarne nagu meie mingi džimmiga, aga noh, siin on kõik asjad nagu vanemad ja siuksed aegund rohkem. Et jah, vaatame. Siuke masin on siin, mida Eestis nagu suht vähe näeb minu arust. Ainult mingid teatud. Väga hästi liigub. Võiga ülida teha ja. Aga mõnus masinikene on see. Jube, kui meeste rahvas kannab sandaale. Okei, sorry. Ühesõnaga. Tulin neil jalutama siin viimased päevad. Ostsin enda eile siukse kleidikese. Sellise. Ma ei tea, ei ole Eestis nagu näinud siukseid, mõtlesin, et võtan. Aga siin on nagu need asjad on siin nagu täiesti üle visanud need. Et esimene päev olid nad nagu veel siuksed äged, et mõtlesid, et oi, nii palju osta, nii palju neid põnevaid asju. Et okei, et kohe ei osta, et jätan nagu lõpupoole. Mida päev edasi, siis ma lihtsalt nagu näen neid asju, ma mõtlen nagu kiiresti ära minna nagu. Ja olen nagu üritanud osta mõne asja. Ja natuke alla ka kaubeldast, et nagu üle hinnatud. Nad ei tee alla ka, nad on nagu nii siuksed kangekaelsed. Nad pigem kuidagi moodi nagu skämmivad sind ja küsivad rohkem, vaata. See mulle käib nagu nii pinda ja siis mul läheb see asjade ostmise isu nagu veel ekstra ära. Et ei ole väga meeldinud mulle see asi praegu, jah. Võidu, kui ma panen selle siia külge, kas ta püsib või? Ei püsi.
et ja see asjade värk siin on rõve. Ja ma teen iga kord reisides selle vea, et mõtlen, et lõpus ostan perele mingeid asju. Ja lõpuks mul on nagu nendest asjadest nii kopp ees, nad on nii rõvedad. Ma ei osta mitte midagi, ees pärast kahetsen. Et prillid ära. Et jaa, ma ei tea, mis ma teen. Aga ma ei taha eriti neid riideid ja asju, need on nii inetud ja nii ülehinnatud. Ja ega siin väga palju teha ei ole, ma ütlen ausalt. Tuledki siia mitte midagi tegema. Vahid neid samu kaltse iga päev. Süüa ju ka ei taha tegelikult, sööd mingi 2 korda päevas, ei lähe alla. Ja meil on niimoodi, et meil on nagu hommikusöök hotellis ja tegelikult on ka õhtusöök hotellis. Ja seal on nii normaalne valik, et nagu ongi mingi kanafilee puhas ja mingi seasisefilee eile oli ja mingi kala ja hästi siuksed puhtad asjad. Riis, muna, siuksed tõesti imelihtsed toidud nagu puhtad. Värsked asjad, puuviljad, kõik. Ja siis söödki oma paar ampsu ära seal oma proteiinid asjad. Ja sa ei tahagi välja sööma minna nagu. Ehk siis täna me nagu leppisime kokku, et okei, ei lähe sinna hotelli omasse. Et lähme kuskile viimane õhtu kuskile dinnerile ikka. Aga jah, muidu nagu ega ei ole siin väga väljas söönudki. Okei, ma olen mingit jäätist ostnud ja käisime seal Alfredos on ju. Aga hommikusöök ma teen ikka oma mingi kanasingiga võileiva, muna. Siis panen veel kotti endal 2 muna ja banaani. Siis lähen randa, siis söön, eelsöök on see 2 muna banaan. Siis hakkab meil juba dinner. Sööme dinner ära, siis mul on õhtuni kõht täis. Et noh, kuidagi nagu see toit ka, sa ei taha siin kuumas väga süüa ka nagu. Ainuke, mida ma olen tahtnud väga on jäätis, nagu, et seda ma olen ikka mingi päevas 1-2 võtnud. Aga noh, palju sa sedagi jaksad, ei jaksa väga palju. Ja siirojoogid on ka siin normaalsed, et süüa ka väga ei saa, nagu selles mõttes, et ei taha lihtsalt. Ja jah, juba nagu tahaks koju tulla tegelikult. Et mul on juba nagu küll sellest reisist. Tahaks oma rutiini ja oma värke. Nii väga tegelikult. Aga no eks sellepärast ongi vaja vahepeal ära käia, et siis nagu jälle saad aru, et kui mõnus on ikkagi olla nagu oma elus. Ja 30 kraadi on konstantselt. Et see on ka juba päris siuke. Noh, tegelikult mul ju 6 kuud on ju. Aga ma ei tunne ennast üldse tegelikult nii rasedana või nagu, et ei ole mingi raske olla või midagi oleks teistmoodi. Täpselt samamoodi on olla. Lihtsalt, et ei ole nii skinny, vaata, et ei ole nagu nii siuke peenike ja et jah, siuksed mõtted minu poolt. Tahan koju tulla. Igatsen oma toite, oma trenni. Ma olen saanud teha siin 2 rasket trenni. Ma tegelikult ei pannud üldse endal mingit trennipinget, aga ma ei suuda väga kaua eemal olla, siis ma tegin raske jala ja raske ülakeha, ehk siis selgõlg koos. Ja ma arvan, et sellest on täiesti nagu piisav mul praegu samme väga palju iga päev. Et ma ei hakka siin mingi hulluks minema sellega. Aga jah, ei, mõnus on. Täna veel võtame päikest täiega ja homme mingi lõuna ajal tuleme ära. Ma lähen nüüd otsin, äkki ma saan massaaži veel. Sest et praegu on veel liiga vara hakata päikest võtma. Päikest saab hakata võtma mingi, no ma arvan, et mingi 2-3 ajal on mõistlik, siis on nagu UV juba mingi 5 peale tuld. Ennem lihtsalt, noh, siis sured ära seal päikse käes, nagu, et see on nagu mõne minutiga oled tulipunane ja nagu kõrbend. Et see on hästi ohtlik. Et ma praegu pigem teen aega parajaks lihtsalt, et ja noh, siin ongi see öökultuur, peokultuur, et noored siin pidutsevad väga, on ju. Ja natuke oleme jäänud siia mingi 12 ajal siia linna peale. See on ikka rõve, mis siin toimub raisk. Hästi palju on mingi UK noori.
kes on just mingi 18 saanud, noored tüdrukud ja poisid. Õudne, peale 12 on siin siuke kuradi roopimine ja orgia, et see on nagu noh, ma nagu vihkan siukest asja, ma olen nagu täiesti, ma hakkan ülekeha värisema, kui ma näen siukest asja lihtsalt, et nagu ma eile jäin magama, siis Taavi tuli lihtsalt jalutama siia linna vahtima. Ütles, et oli ikka suht rõve, et keskuses täis ennast, kes sinu naised siin oksendasid kordamööda ja rõve. Selles mõttes minu kõige õudsem asi on üldse siuke asi. Et ma ei tea, nagu eks see on vist igas linnas niimoodi, aga siin kuidagi eriti. Tänavad on paksult noori täis. Kõik lihtsalt ohjeldamatult joovad ja laaberdavad. Ööelu nagu vanalinnas. Et jah, päris karm. Not for me. Ütlen neid jürpe teile. See on nagu ainuke asi, mis mulle siin on silma hakanud. Mingid siuksed seelikud on ja mingid laste, mingid püksid siuksed. Ja siukseid kaltse on nagu igal pool väga palju. Eks neid on nagu niisamagi. Minu massaaži koht on seal. Ma arvan, et ma lähen võtan mingi massaaži. Siis on nagu, et võib-olla oleks täpselt õige hetk täna veel üks massaaž teha. Võt. Eraad pool väikest nagu eile.